Tervist kõik Eesthami jälgijad. Tervitame teid uue aasta puhul. Head sportlikku edukat uut aastat kõigile. Ja jätkame oma projektiga, kus me vanal läinud aastal pooleli jäime ja puhume ka uue hoo sisse uuel aastal. Nimelt siis täna on meie ees klubi üks tugitalasid, keskkaitsja Arvi Piir. Räägime temaga mõned sõnad juttu, kes ta on ja kuidas ta üldse meie juurde siia sattus. Nii et äkki siis tere Arvi ja alustame. Tervist. Ehk kirjeldad, millal tegid oma esimesed pallipuuted ja kuidas tee üldse jalgpalli juurde viis kunagi ammu? Esimesed pallipuuted tegin arvatavasti 4-5 aastaselt, kui käisime vendade ja naabritega kuskil kooli tagahoovis jalgpalli tagumas. Need olid esimesed pallipuuted, et hiljem mängisin 15-16 aastaselt ka Tallinna Kalevi klubi alt, ja siis hiljem siis Rahvaliigas Hiiu Pantrite eest. Aga ennem kui päris isiklikuks lähme ja meie klubi ellu süveneme, eelnevalt, millised on sinu jaoks senise jalgpallitee kõige meeldejäävamad hetked või saavutused jalgpallis? Ma usun, et need meeldejäävad hetked tulevad alles. Mulle just meeldivad sellised hetked, kui me oleme kuidagi moodi kaotusseisu jäänud ja tulnud sealt välja. Need on kõige magusamad hetked. Pigem mulle meeldibki mängida raskemate tiimide vastu, see on mis motiveerib mängima. Et kui mängida selliste väga kergete vastaste vastu, siis see on liiga kerge. Puudub nii kui eneseareng ja selline, eks ta nii on. Aga lähme nüüd, süveneme natuke meie klubi ellu otseselt. Räägi, kuidas see viis sind tee Eesthami juurde ja miks sa just otsustasid meiega liituda, miks mitte keegi teine või kolmas või neljas hoopis? Nagu ma eelnevalt ütlesin, siis ma mängisin Rahvaliigat Hiiu Pantrite eest. Kaks hooaega, ütleks nii. Ja siis sealt ma tuttusin Simoga, Simo mängis ka samamoodi ja kutsus siis oma punti. Ja ma nägin potentsiaali, et kuna eelnevas siis Rahvaliiga klubis ei olnud see, mida ma ise tahtsin. See oligi põhjus, mis ma siis Eesthamiga liitusin lõpuks. Aga siit edasi ehk, millised on su ambitsioonid ja tulevikuvaated nii klubi tasandil kui isiklikus plaanis? Kindlasti sul mingisugused mõtted peas on, kuhu tahaks jõuda või mida teha? Klubi tasandil ma loodan, et see aasta, kui me liigat mängime, siis me jätkame võiduseeriat. Eelmine aasta me mängisime Rahvaliigas ja meil ei olnud ühtegi kaotust. Loodetavasti jätkame sama teed. Küll aga kõike võib juhtuda. Ma arvan, et mis teeb tiimi tugevaks on see, et isegi kui me kaotame, siis me ei lase pead norgu, et me läheme edasi ja see on kindlasti meile suur test see hooaeg, et kuidas me sellest välja tuleme, kui midagi taolist juhtub. Ja üldse ma arvan, et kindlasti edasi panna, miks mitte mängida kolmandas ja ehk ka teises liigas ja sealt edasi. Plaanid on suured, aga isiklikus plaanis ma arvan, et mul on kindlasti palju areneda kaitsena, et eks näis. Aga üldisemalt, mida sa hindad ning mis motiveerib sind klubi juures kõige enam? Ma hindangi seda, et kui ma siia täna trenni tulen, siis inimesed, kellega ma koos mängin, on ise ka motiveeritud. Et on näha, et nad ise pingutavad. Mina üritan anda endast 100% ja kui ma näen, et teised annavad ka seda sama, siis on lust tulla ka järgmistel kordadel trenni. Ja teine asi on see, et meil on väga hea treener ka, Mihkli näol, kes meid motiveerib kindlasti.
ja selle pinnalt ilmselt on suur potentsiaal aina paremuse poole liikuda ja kõrgemaid tulemusi seada ja püüda, eks ole. Aga kuna su positsioonist sai siin põgusalt räägitud, oled keskkaitsja, mis sinu arvates on need isikuomadused, miks sind on pandud just sellisele positsioonile mängima, et mida treener sinu arust võib sinust näha? Kuna ma eelnevalt tegelikult olen ka mänginud kaitsjana, siis mulle nagu on tundunud, et see on nagu kõige parem positsioon, kus ma mängin, ja ma arvan, et treener on ka seda näinud. Mulle meeldibki pigem maadelda ründajatega, et teada on, et neil on siiski kõige suurem ego ja mõnus on mõnikord mängude ajal seda seal tatsutada, et see on jah, üks põhjus. Väga lahe. Aga lõpetuseks, milline on sinu lemmikklubi peale Hestami muidugi lemmikkoondis ning lemmikmängija suuremas mastaabis siis? Kunagi ma fännasin rohkem Inglismaa klubisid. Mul oli Arsenal üks südamelähedane klubi. Täna ma pigem soovin suurt edu või jälgin siis, kuidas Eesti noored tegutsevad. Lootuses, et ehk 10-15 aasta pärast jõuame ükskord EM-ile või MM-ile, et see on suur lootus. Ja jah. Nii ta on siis. Vot, väga tore oli, Arvi, sinuga vestelda ja sinuga lähemalt tutvuda ning jätkame trennidega ja püüame aga uusi saavutusi. Ning kohtumiseni järgmistes episoodides. Kõike paremat kõigile!